Meil on vahepeal olnud väike paus, sest põhimõtteliselt mida me teinud oleme, ongi olnud kodus, uurinud mingeid asju, teinud trenni. Vahepeal ma olen asendanud trenne, et selline igapäevaelu on olnud ja lihtsalt ütlen ausalt, olen unustanud vlogida. Kuigi ma arvan, see on ka põnev asi, mida jälgida, aga see nädalavahetus on meil ülipõnevad asjad. Me täna on reede. Täna lähme oma vanemate juurde suvilasse, lihtsalt ilm ei ole küll kõige parem, aga lähme chillime seal veidi ja homme me lähme esimest korda elus investeerimisfestivalile ja me võtame teid sinna kaasa, vaatame, kuidas see läheb. Vaatame, äkki leiame mingi ägedaid connection'id sealt. Neid on 4 tükki jalga astunud. Nii, käes on laupäeva hommik ja aeg on nüüd sealmaal, et hakkame aega vaikselt investeerimisfestivalile minema. Me ei ole kunagi varem seal käinud, aga nüüd vaatame üle, et mis elu seal toimub ja äkki paneme midagi head endale kõrva taha sinna. Laulu Tehnori remixi hommikul kohe käima täiega. Ukse peal. Ja vihm hakkas täiega saada, ma loodetavasti saab praegu kõik ära, et kui me jõuame, siis enam ei saja. Sõidame praegu siis sinna Toosikannu puhkekeskuse poole ja me oleme Hannesega nagu väga palju pannud tähele seda, kuidas Tallinnas või üldse Eestis on hästi vaenulik liikluskultuur. Selline ärapanemine, üksteist mööda sõitmine, kihutamine, mis siis me sõidame lubatud kiirusega ja võib-olla isegi natukene üle selline, et me ei mune tee peal ja ikka pannakse sinust mööda niimoodi, et nagu sa oleksid seisev post põhimõtteliselt või üldse nagu sõelutakse, see on tõesti nagu esiteks on liiklus ohtlik ja teiseks on nagu veid saab närvi ka, et nagu mida sa teed, sa ei jõua kiiremini. Ja siis alati mõtleme, et seal nurga taga oleks võinud oleks politsei ja praegu üks auto, kes rääsis sõelus täiega 50 alas sõitsime 70-ga või ma ei tea, ma arvan, et isegi võib-olla kiiremini. Sõidame ja politsei oli nurga taga ja me Annasega lihtsalt niimoodi naersime plaksutasime, väga tore. Me keerame siit paremale kohe, see ristmik. Ja see oli väga-väga tore või nagu naljakas vaadata. Nii et iga üks vastutab oma tegudest ise, nagu öeldakse ma. Aga kahjuks kõiki saa niimoodi karistada, aga sellised võiks rohkem karistada saada. Ma ei tea, kas see muudab nagu nende suhtumist, aga nagu ta ei jõua mitte kuhugi kiiremini, reaalselt, miks on vaja ületada kiirust, miks on vaja nagu niimoodi tõmmelda. See on ohtlik ja see ei jõua kiiremini ka. Ja jõuamegi kohale kohe. Päris suur ala on siin tundub. Väga lahe. Hoiame teist siis kursis sellega, mis me siit õpime või mis me näeme. Kuidas läheb, see on mingi telkimisala. Väga lahe. Siseneme kohe alale. Parkimine oli väga hästi korraldatud, kõik oli väga selge.
noormehed kohe juhatasid, kus on vaba koht. Väga hea esmamulje. Kalev leidis linda, Piret leidis tõllu. Ma leidsin ennast keras, kasvade heina põllult. Rahvast oli palju, inimesi vähem. Tuled pandi kustu, aga pimedaks ei lähe. Vale tundus tõde, lollusesse tarkus. Nii praegu on meil esimene lõunapaus, siiamaani on olnud hästi tore. Saime Kristjan Liivamägi käest raamatu ostetud. Vahepeal ma kinkisin Annesele ka Kristjan Liivamägiga kokkusaamise, sai rääkida, arutada oma portfelli ja uusi ideid. Ma arvan, et see on praegu meil väga vajalik, kuna me oleme Eestis tagasi tulnud ja selline, kuidas ennast käima saada ja kuidas üldse nagu, millest alustada, ütleme nii. Siis mina olen ise meeletult suur Katri Kelleri fänn. Minu meelest räägib asju väga lihtsas keeles, väga inspireeriv naine, kena naine ja väga siiras ja armas, et väga läheb kokku minu väärtustega, nii et mulle väga meeldib, et ma täiega fännenduda. Ta rääkis ka praegu ja tema ettekande siis tuli mul isegi natukene pisar silma, et vau, ja nagu täiega sellist samastumist mingis mõttes või siis seda, kuidas ta nagu inspireerib, et mega lahe on. Väga rahul, et tulime hetke siia. Aga täna ma räägin teile hoopis millestki muust. Ja kui ma eelmisel aastal rääkisin... Nii, ja nagu näha, siis eestlastele on finantsteemad paljudele südamelähedased, autosid on palju. Ja seni on olnud tõesti väga-väga tore ja informatiivne päev. Sooses neid, kes ärgata ei kartnud. Võtsin palju vaja ja jätsin mis ei kulu. Lihtsalt huit, kes leidis omad, asjad ta ei julu. Käisime Martiga saunades ära, tegime väikse ujumise ja nüüd hakkame vaikselt minema. Väga-väga mõnus üritus, igatepidi väärt. Esiteks sul endal on lõbus, hea, õpid, saad ideid ja väga-väga lahe õnnestunud üritus. Päev hakkabki läbi saama. Kell on 15 minuti pärast 10 ja Eestis huvi, väljas on veel valge, aga ütleme nii, et võtame selle investeerimisfestivali kokku, see oli mega lahe. Me jäime 100% rahule selle kogemusega. Oleks huvitatud ka järgmine aasta minema ja võib-olla võtaksime terve selle 3-päevase passi, et seekord me olime ainult 1 päeva, aga selline mõnus õhkkond oli, väga asjalike mõtteid, tore nagu olla siis festivalil, tõesti nagu festival, kus on väga palju edumeelseid inimesi ja enamasti ikka rahulikult ei olnud nagu mingeid imelikke kokkusattumusi, näed inimesed suhtlevad, tehakse mingeid mänge, väga huvitav mõtteid, selline, ma ütlekski hästi mõnus ja tore üritus, väga lahe, jäime väga rahule. Saturday morning, I'm up before dawn. Drop by the clubhouse and then grab my old golf shoes and I put them on. And that's when my troubles begin. Start on the driving range, hit a few balls,
spanking them awesome with sweet fades and draws. But on that first tee, it all goes to pot. First shot's OB, and it cost me 2 shots. They go high, they go low. Where them bad boys are going, I don't really know. To the left and the right. Suvi, sillerdav suvi, lõputult pikk on päev, kauaks nõnda nüüd jälle jääb. Suvi, vallatu suvi, laotuses päikse naer, nüüd on rõõmudeks antud aeg. Kell on 3:15 hommikul ja me otsustasime minna hommikul rappa. Alguses me tahtsime minna Selirappa, aga kuna me pole kumbki käinud seal ja me tahtsime minna päikesetõusuks, siis me otsustasime, et äkki me ikkagi lähme minule tuttavasse. Hannes ütles eile õhtul, et ta tahaks Viru rabas kunagi ära käia. Tema pole me sinna jõudnud, aga kuna see on nii populaarne, siis ma alguses mõtlesin, et ma ei taha sinna minna. Aga kuna see on lähemal ja Hannes pole seal käinud, siis mõtlesin vahepeal, et lähme sinna, et siis me vähemalt teame, kuhu minna. Et muidu me lähme ja me ei leiagi üles seda kohta, kuhu me tahame jõuda päikesetõusuks. Nii et jah, lähme siis Viru rappa, võtame teid kaasa. Vaid vaatad, kui mu silma kinni sa ei taha enam tunda nii. Kuid ma sind ei näe, nähtamatu oled sa, mööda vaatan pilkoma, seisad ees mul, kuid ma sind ei näe. Keeran selja, pööran pea, läbi paistad nagu klaas, seisad ees mul, kuid ma sind ei näe. Nii sinu moodi kaost külvata, vanu mustreid peegeldad, su lemmik joo. Nii, ja jõudsimegi kohale parklasse. Jõudsime natuke varem, kui plaanis oli, aga vahet ei ole, siis ongi natuke aega ringi vaadata. Mustikaid äkki. Äkki leiame mustikaid. Lõputult pikk on päev, kauaks nõnda nüüd jälle jääb. Suvi, vallatu suvi, laotuses päikse naer, nüüd on rõõmudeks antud aeg. Suvel pole kahju, ei kunagi, ei millestki, kõike jagab kuhjaga. Uus-Meremaal käisime vahepeal vaatamas selliseid järvekesi nagu Mirror Lakes ehk siis nagu peegeljärved. Ja siis me naersime oma keskised. Ja kõik järved on ju nagu peeglid ja meil Eestis on sellised samasugused asju. Ja praegu ma saangi oma öeldule kinnitust. Kõike jagab kuhjaga, püüdike kui löö, kuid ehk jätkub vahest sellestki, talvel jõuab magada. Hei suvi, meeletu suvi, südamest säde meid, lendab kui valgel tuhandeid. Suvi, selline suvi, oleks vast tore see, kui ta niipea ei lõpeks veel. Rabas ongi suht palju inimesi, nägin isegi tuttavaid või tuttavat. Nii et väga palju inimesi käib Viru rabas, aga ta on hästi lähedal Tallinnale ja tegelikult ülimugav tulla, ülilihtne. Just eriti hea, kui seda lihtsalt päikesetõusuks tulla ja seda näha seda või saad seda emotsiooni. Kuigi täna päike tõusis palju hiljem ja pilves on ikkagi, kuigi ma vaatasin meelega ilma selle järgi, et oleks siis selge taevas, aga kunagi ei saa ilmateadet 100% usaldada. Päikesetõus on nähtud ja nüüd on aeg minna ujuma.
kahju ei kunagi ei millestki, kõike jagab kuhjaga. Lühike küll öö, kuid ehk jätkub vahest sellestki, all veel jõuab magada. Tegime väikese tiiru, et lootsime, et äkki ujumiskohast jääb inimesi vähemaks, saame ka teha sulpsu. Lämmegi vaatame kohe tagasi, aga vaadake, kui ilus selline aurab. Nii nunnu. So lift it up like you will. Don't keep it hidden in your heart. It doesn't matter if you're lost like us. It doesn't matter if you're lost. So lift it up like you will. They'll never hear you if you hide. It doesn't matter who you loved last night. It doesn't matter who you love. I only wanna talk to you about my heart. I only wanna talk to you about my heart. I never. Nii, ujumas on nüüd käidud. Väga mõnus ja värskendav oli. Vesi ikkagi võrdlemisi soe, kuigi alguses kohe sisse minnes on ikka natuke see, et päris jahe. Aga väga mõnus. Natuke sai ujuda ka. Ujuda ja nüüd suundume Tallinnasse tagasi ja täna on Viimsi kodukohvikute päevad, et käime vaatame, mis seal ka head pakutakse. Et tuleb selline võrdlemisi aktiivne päev. Tegime väikese lõunauinaku, sest ma ei tea, siiamaani ma olen üliväsinud. Magasin nüüd 2 tundi lisaks, kui me koju tulime peale seda varahommikust rabamatka. Ja nüüd olemegi valmis minema Viimsisse. Jah, lähme Viimsisse kodukohvikute päevale. Esimesena lähme ühe tuttava juurde, kes teeb seal. Ma siis näitan teile. Jõudsime siis oma esimese kohvikusse. See on mingi all-in saiake. Marsipan sees siis kardemoni, kaneeli, mingi mee all-in. Ja siis Anne sööb pončiku, mis nägi ka ülihea välja. Või noh, jagame. Ja siis võtsime pehmet vanillijäätiska, mis varsti tuleb. Esimene kohvik. Ja kohvik number 2, teeme pitsat sööma, njammu. See on rühvlipitsa siis. Ja see on artichoke siin peal. Nii, käisime ära ka 3. ja meie jaoks viimases kohvikus. See oli mingi lastekohvikus. Lapsed tegid süüa ja toimetasid kõigega, et see oli päris lahe. Et esiteks lapsed saavad laheda kogemuse ja neil tegelikult see asi toimis täitsa okeilt. Ja täitsa mõnusa jäätise kokteili sain sealt ja mis sina võtsid, limpsi? See on limonad ja tundus, et see oli tehtud nagu sidrunist. Limonad nagu inglise keeles on lemonade. See see väga hea. Oot, ja nüüd päev on meie jaoks juba pikk olnud. 3 ärkasime. Ja kell on juba 2:30, nii et 12 tundi. Jah. Oot. Üks on nagu korralikult juhtumas. Rattavõistlus. Täna on pühapäev, eile käisime siis kodukohvikute päeval. Ja Hannes sai eile vist mingi, ma ei tea, kas ta oli mingi kõhuviirus või tulimürgitustele oli üleval. No vast näha isegi silma veits kuttis. Aga Hannes ütles, et võiksime välja minna ja me otsustasime, et me lähme täna teeme väikest pikniku. Täna on ülikuum ilm, väitavalt juulikuu kõige kuumem ilm. Ja lähme võtame pokepooli ja siis midagi head veel.
nii, voobad on nüüd käes ja nüüd lämmegi Stroomi. Ja jõudsime Kakumäe randa hoopis. Ja see on ülipalju inimesi, me poleks arvanudki.